Jossi pere liikleb rattaga. Uus osa igal kolmapäeval www.lastekass.ee. Räägi, kuidas sul täna läks? Hommikul ootasin ma päris kaua. Tegelikult oli juba keskpäev, kui vanaema lõpuks õuele tuli. Viisin ta siis kõigepealt rongijaama. Linnast tulime rongilt maha ja siis sõitsime ilusa longi edasi. Nüüd olime juba hiljaks jäämas ja sellepärast otsustas vanaema juukseid tuules föönitada. Aga kuidas sinul läks, Ellen? Mina tukastasin parasjagu kevadise pärastlõuna päikese käes. Siis tuli kiirustav ema. Võtsime suuna kooli poole, et Jass eelkoolist ära tuua. Lähme praegu minu rattaga. Aga mis minu rattas saab? Tuleme sellele enne pikniku järele. Aga praegu lähme turule ja seda teed on sul oma rattaga sõita veel liiga palju. Oli natuke kurb, et ma turule kaasa ei saanud tulla. Aga tegelikult ei meeldigi mulle suure liiklusega tee ääres sõita. Võtsin hoopis natuke päikest. Kuidas sinu päev läks, Juss? Mis teil viga? Teie saate tööpäeva hommikuti kaua magada. Mina aga seisin kella 8 juba kooli juures. Tšau, kus sa oled? Kohe jõuan, mul läks ühel koosolekul natuke kauem aega. Nii tore on suure väljaku ääres seista. Mulle meeldib rahvas ja seltskond. Täna isegi üks turist pildistas mind. Ma arvan, et talle meeldis see tekst, mis mu seljale kirjutatud on. Kas läheme otse koju? Ikka. Ema juba helistas, et lõunasöök ootab. Ega ma eriti pikalt kodus olla ei saanudki. Kõigepealt läks ema ära. Ja siis hakkasime koos isaga ka tasapisi pikniku koha poole liikuma. Meie pidime ju esimesena kohal olema. Aga mina käisin täna pangas. Miks siis? Vanaisa pension tuleb ju otse arveldusarvele. Ega siis pensioni pärast ei käinudki. Vanaisa tahtis lihtsalt Jussile ja Jassile natuke sularaha välja võtta. Las poisid ostavad kevade saabumise puhul midagi toredat. Ikkagi suured poisid juba. Aga seda oleks ju pangaautomaadist ka saanud. Eks sa tahtis oma kliendiarvulduriga natuke investeerimisplaani ka pidada. Vähem mittevajalikke oste. Firmaratta kasutamine ja ummikute vältimine. Avastame linna ja kohtume uute sõpradega. Hoiame loodust. Mul kulub vähem raha transpordile. Kvaliteetaja veetmine lähedastega. Tublid! Ma lõikan õhtul need videod kokku ja sellest tuleb väga hea film. See film näitab, kuidas rattaga sõitmine kogu pere elu paremaks teeb. Aga kuidas sa rattaid rääkima paned? See on ju väga lihtne. Rataste rääkimise osa on multikas, aga multikas on kõik võimalik. Illal kordub muinasjutt sai läbi. Siis tuli kiirustav ema. Palun võta see koht veel kord uuesti, mul ei tulnud vist päris hästi välja. No olgu, aga kõige viimast, 130. korda. Siis tuli kiirustav ema. Palun võta see koht veel kord uuesti, mul ei tulnud vist päris hästi välja. No olgu, aga kõige viimast, 130. korda. Siis tuli kiirustav ema. Palun võta see koht veel kord uuesti, mul ei tulnud vist päris hästi välja. No olgu, aga kõige viimast, 130. korda. Siis tuli kiirustav ema.